Keskkonnainspektsioon, tere! Väike mure, et Harju maakonnas Alliklepa lahe ääres rannas on ilmselt ühed linnukesed siin õnnetult. Kas jäänud masuudi kätte või? Üks näete liigub, üks suur must üleni õlis. Kas on tegemist kuritahtliku hooletusega või kuritahtliku aktiga, oleme silmitsi olukorraga, kus on reaalne looduskatastroof meie kõigi pilgu all. Eesti peab kiiresti midagi ette võtma, et tal oleks niisugune radarseiresüsteem, mis saab avastada reostust ja lohakaid laevnikke juba ka pimedas. Piirivalveamet on antud operatsioonis osalenud oma võimekuse piirides. Potentsiaalseid reostajaid on äärmiselt palju. Neid laevu, mis sealt sellest piirkonnast läbi sõitis selle perioodi jooksul on 130. Oleme alustanud selle ringi koomale tõmbamist ja tänaseks on neid laevu järgi jäänud meil 53. Peame teadvustama, et Läänemeri on kuulutatud eriti tundlikuks merealaks. See tähendab seda, et kõik riigid, Läänemereäärsed riigid peavad võtma oluliselt täiendavaid abinõusid tarvitusele selleks, et oma randa ja merd kaitsta ja neid loodusvarasid kaitsta. Neid õppetunde on ka enne olnud ja see, et meil seda võimekust ei ole, see on Keskkonnaministeeriumil ammu teada. Kuni aastani 2000 elasid eestlased uskumises, et naftaõnnetused on üks uudis teiste välisuudiste seas ja Eestit see kõik ei puuduta. Me ei ole ju naftariik. Tanker Alhambra leke 2000. aastal ja loode Eesti rannikureostus 6 aastat hiljem peaks meid unest üles raputanud olema. Eesti on samasugune naftasõltlane, nagu kõik ülejäänud arenenud riigid. Naftat ja naftaprodukte imporditakse siia aastas 1 000 000 tonni. Kogu transpordisüsteem, suur osa soojusest ja tööstusenergeetikast põhineb naftasaadustel. Seega on Eesti naftariik, tarbides oma suuruse kohta aukartust ärataval hulgal musta kulda. Lisaks sellele on Eesti naftavärav, mis ühendab Venemaad Euroopaga. Aastas veavad rongid sadamas ootavatele tankeritel üle 30 miljoni tonni naftat. Nafta on tekkinud mitte täielikult lagunenud orgaanilisest ainest. Nafta koosneb põhiliselt süsinikust, mida leidub seal kuni 87%. Nafta on üks olulisemaid maavarasid, mida kasutatakse kütuse- ja keemiatööstuse toorainena. Nafta hinnast sõltub enamike teiste kaupade hind. Nafta rahvusvaheline mõõtühik on barrel. Üks barrel võrdub 159 liitriga. Maailma 3 suurimat naftatootjat on Saudi Araabia, Venemaa ja Ameerika Ühendriigid. Tegelikult ei ole see ju mitte midagi muud kui nende samade miljonite, sadade miljonite aastate taha jääva päikeseenergia akumulatsioon nendes samadest taimekehades, mis siis nüüd on avastatud ja tegelikult on nafta teada maailmale ju tuhandeid aastaid. Ja 20. sajandi jooksul on siis kasvanud nafta kasutus umbes 85 miljoni barrelini igas päevas ja selle nafta kasutusega kaasas on käinud siis ka paratamatult asjaolu, et süsihappegaasi sisaldus maakera atmosfääris sedavõrd, kui naftat on põletatud ja naftat on hea põletada, temast on hea teha bensiine, diiselkütuseid, mida vaid. Et sellega on ka siis kasvanud maakeral süsihappegaasi sisaldus ja tulemuseks on see, et me usume teadvalt täna, et enamus kliima soojenemisest tulenebki just nimelt eelkõige fossiilsete kütuste, nafta ja gaasi ennekõike, aga loomulikult ka kivisöe ja põlevkivi põletamisest.